Tere tulemast Harjumaa laulu- ja tantsupeole Meie vägi! Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, Eesti Vabariigi hümn. Juhatab Tõnu Sall-Saller. Sõna saab Keila linnapea Enno Fels. Head Harjumaa tantsu- ja laulupeolised, head külalised. Mul on väga suur au ja rõõm teid tervitada siin Keilas vast valminud lauluväljakul sellel suurel Harjumaa laulu- ja tantsupeol. Täna on tõesti palju rahvast siin. Me isegi kartsime, et kas mahuvad kõik ära. Aga häid tantsijaid ja lauljaid mahub ühte paika väga palju. Nii et ma arvan, et siin ruumi on praegugi. Teiseks me kartsime, et milline see ilm võiks tulla. Õnneks lahendasid täna tantsupeol, meie vaprad tantsupeolised selle probleemi, tõrjusid vihma tagasi pilvedesse ja lasid päikesel paista. Nii et meil on täna siin tõesti rõõm ja õnn sellises päikese paistel laulda. Laul ja tants on Eesti rahvas vaimu alati üleval hoidnud, muutnud teda tugevamaks. See on meie vägi. Ja laulu- ja tantsurahvas on teinud meie rahva väga tuntuks suurriikide hulgas. Ma soovin teile kõik, kallid sõbrad, kaaslased, toredat tänast õhtut siin sellel väljakul. Soovin teile huvitavaid elamusi. Soovin, et laulud tuleksid hästi välja, et te saaksite siin
nii palju positiivset, mida jaguks kauaks veel tulevikuski, ehk siis järgmise peoni. Kõike head teile, kallis tantsu- ja laulurahvas ja külalised! Täname Keila linnapead Henno Velsi. Tänaseks laulupeoks kirjutas Külli-Katri Esken nii viisi kui ka sõnad laulule Peole. Dirigeerib Taavi Esko. Ühendkooriga liitub ansambel Uurikad.
Kadi Esko. helilooja Külli-Katri Esken. kaasa mängis ansambel Uurikad. Olavehala, tekst Leelo Tungal. Keila linnale kirjutatud laul Kaunim kui kunagi. orkestriseade Valdo Rüütelmaa ja Olari Rüütelmaa. dirigeerib Kadi Härma.
mängis Keila linna puhkpilliorkester. Seade autorid Valdur Rüütelmaa ja Olari Rüütelmaa. Veljo Tormis. Tekst Hando Runnel. Laulu algus. Dirigeerib Taavi Esko.
dirigeeris Taavi Esko. Laval oli ühendkoor. Suur tänu neile! Meie vägi. Harjumaal on vägi. Kas on teada, kust see Harjumaa vägi on alguse saanud? Nii mõnestki kohast. Anija Hanijõest ja Nelijärve järvedest. Kiili Paekna ojast, mida rahvasuu nimetab Angerja ojaks. Korraks on ta veerohke ja siis kaob sootuks kivide alla. Harjumaa vägi on alguse saanud Kose-Tuhala nõiakaevust ja Saula siniallikatest. Kuusalu poolsaartest, mis ulatuvad kaugele merele ja Loksat ümbritsevast vanimast Eestimaa rahvuspargist. Jõelähtme Jägala joa maagiast ja Saue puhtast saviainest. Vägi on võinud alguse saada ka Rae kõrvenõgesest, piparmündist ja Pohlast. Maardu 50 eri rahvuselisest väest ja Saku kitsarööpmelisest raudteest. Viimsi Birgitta imeteost 1375. aastal. Harku Tasuja tammest, millest on saanud inspiratsiooni Eduard Bornhöhe oma ajalooliseks jutustuseks Tasuja ning Harkujärve veevaimust, kes kaitseb Tänini järve ja päästab inimesi uppumisest ning hoiatab ohtude eest. Lääne-Harju oma 110 kilomeetri pikkusest rannajoonest, millest avanevad suured ja väikesed mereväravad ning kuulsatest Laulasmaa laulvatest liivadest. Võib-olla on Harjumaa vägi saanud alguse Tallinna väest. Tallinna väest kuuleme luuletaja Paul Kuusiku ja helilooja Priit Veebeli laulust. Võid käia läbi Eestimaa, ei säärast linna leia saa, mis oleks kaunim Tallinnast ja kuulsam juba muinasaast. On palju murtud piikisid, küll vast tema müürisid, kui lõppes aga sõjatants, jäi võitjaks Kalevite kants. Raasiku suur vägi peitub tegudes, mõisates ja inimestes. Kuulsates, tarkades, musikaalsetes ja imelistes inimestes. Kuusalu väest kirjutab ajaleht Vaba Maa aastal 1925. Kuusalu on nimetatud Harjumaa Kamtšatkaks. Vististe sellepärast, et ta kõige idapoolsem Harjumaa kihalkondadest, kaugel raudteedest, et ta on idapoolsem osa, on eraldatud muust maailmast laia metsavööga ja et ta poolsaared ulatuvad kaugele merde. Aga siiski on see kihalkond üks ärksamatest meie maakonnas. Nii ühistegevuse kui üldise vaimlise arenemise ja majandusliku tõusu suhtes. Kuusalus on õieti palju ja igasuguseid seltse ja ühinguid, alates pulliühisusega ja lõpetades Jeesuse sõpradega. Ja ei või öelda, et need seltsid, mille arv, kui ma ei eksi, 20, omas enamuses luiud oleksid. Aga siiski pole kuusalulane kuigi seltskondlik ega leplik inimene. Ennem on ta isemeelne, joinnakas, sagedastega uhke,
kuid ma arvan, et selles peitubki kihelkonnas viimasel aastakümnel ilmsiks tulnud majandusliku tõusu ja areneva põllukultuuri algtingimus. Eesti jonni ei või alati laita. Kuusalulane pole loiult vanast kinni hoidev Rütva või Vihterpalu mehe sarnane. Aga ta pole ka ägedast uuendustest tuld võttev võhmalane. Kuusalulane uuendab oma majapidamise kombeid, harib soost uut põldu, asutab piimakarja kas jonni pärast või talitades põhimõtte järele, kas mõni arvab, et mina ei või, ehk ei mõista sarnast asja ette võtta. Aga uuendab, kohendab, parandab. Kuusalulane on nagu kihelkonna maastik, suurte teede äärest vähe huvitav, kuid metsatagustes, kui palju jumalik ilusaid järvi, sügavtõsiseid metsamaastikke, ilusaid vaateid. Aga need on peidetud, on metsades, kaugete soode ja rabade taga. Järgmisena on kogunenud lavale rahvamuusikaorkestrid. Kohe kõlab teieni Kalle Ermi kirjutatud Torupilli lugu. Dirigeerib Ella Maidre. Torupilli mängib Elina Ardel.
Rakvere. Torupillisolist Elina Ardel. Autor Kalle Erm. Nüüd kuulete esmaettekandes Hendrik Visla poolt loodud teost Tantsulood Harjumaalt. Dirigeerib Angeelika Kadarik.
dirigeeris Angelika Kadarik. Autor Henrik Visla. Saue vägi. Ühelt poolt ulatub Saue vald ju praktiliselt pealinnani välja. Nii Laagri alevik kui Saue linn flirdivad osati linnameluga. Buss ja rong viivad kesklinna. Poole tunniga näha on linnalisemat arhitektuuri ja marketeid on raadiuses juba ruutmeetri kohta sama palju kui Mustamäel. Teisalt on tunda ka tüüpilise aedlinna hõngu. Kohe otseses mõttes. Kevad toob eramaja piirkondadest Tulvilõhna tänavale ning naaber teab naabri nime ja tihkab minna vajadusel soola laenama. Selline maa ja linna väärika ning teineteist arvestava sulandumise märk on Saue vallal ligi. Saue vallakaid on pea 26 000. Nende kodud on laiali pillutud 630 ruutmeetril. Ühte linna, 3 alevisse ja 50 külla. On tillemaid ja tasemaid, on suuremaid ja energilisemaid. Vahel on kohe kummaline mõelda, et mõnikümmend kilomeetrit pealinna piirist võib leida täitsa eheda külaelu. Eesti kirjandusruumi võtmekarakteristest Pearust ja Andresest kuni Hunt Kriimsilma sarnaste multifunktsionaalsete inimesteni, kes oma päeva ja pere kõrvalt võtavad energiat, et teha heast peast külateatrit, ehitada seltsimaju, korraldada maakonna tasemel festivale, riputada puud täis helkureid. Miks mitte? Pastakad välguvad, projektid saavad rahastused ja juba jälle on kusagil külas püsti pandud laululava, ronimislinnak või skatepark. Need on inimesed, kes tegelikult jõuavad asja tuumani. Nende tehatahtmise tarvidus inspireerib ka vallavalitsust olema sama nägu, seisma silmadega nende poole, andma neile inimestele õiguse otsustada, kuidas kodukõrvast elusamaks ja ilusamaks vormida. Eesti etümoloogia sõnaraamat ütleb, et sõna saue tähendab puhast saviainet. Saue seob ja hoiab koos. Küla elab, maa toidab ning linn toetab. Lavale on kogunenud naiskoorid. Kuulete Gustav Ernesaksa muusika ja sõnadele kirjutatud laulu Sireli, kus mul õnne. Sireli, kas mul õnne. Dirigeerib Mait Männik.
dirigeeris Mait Männik. Ester Mägi, sõnad Katrin Väli. Kauge maa, dirigeerib Teele Utt. dirigeeris Teele Utt. muusika ja sõnade autor Maili Metsalu. Mina ja Meri. Dirigeerib Inga Nurme. Naiskooliga ühineb Maardu muusikakooli ansambel.
dirigeeris Inga Nurme. Saateansamblina lõi kaasa Maardu muusikakooli ansambel. Autor Maili Metsalu. Täname naiskoore.